Viimane on kokkuvõte. Kuna minu käes juba mikrofon on, siis MKM-i poole pealt alustan kokkuvõttega mina ja siis annan siit edasi, et Reet siis valmis olla. Tervet päeva ma teile ümber jutustama ei hakka. Ma tahaks öelda omalt poolt, et väga mõnusad paneelid olid, jutud olid huvitavad. Loodan, et leidsite endale siit inspiratsiooni, julgust ja mina vähemalt sain kinnitust, et meil on väga ägedad naised. Ja ega ma ei hakkagi pikemat juttu siin ajama, et suur aitäh teile ja annan edasi Enuti esitajale. Nii. Ja nüüd tahaksin tänada kõigepealt ja tänangi moderaatorit. Ja palun. Ja muidugi Kaupot. Ja, Kaup on meil A ja O, kui me majandusministeeriumiga siin koos töötame. Nii. Ja kuna järg on ikka veel ja mikrofon minu käes, et ma tahaks tänada kõiki seda tiimi seal, kes seal ees. Nüüd registreeriv valvab ja mis iganes teeb, kas keegi hõikab sinna, et tulgu nad korraks välja. Kas saab keegi öelda? Et õigemini tulgu sisse. Nii. Kas on veel kedagi? Ega meil on ka väga väikesed tänud ja palju vabatahtlikku tööd, millest täna oli juttu. Nii et Sirje on meil alati abiks, kui me vähegi siin jälle teeme kevadkonverentsi ja need sügisest ettevõtluspäeva ja kõiki muid asju. Minust, kas saate Vaatame, kas on veel kedagi tulemas või anname need autasud pärast. Aga Mainori kool. Järgmine. Ja meil on ülivahva koostöö olnud ja ma ka tänaksin Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi esindajaid ja Enuti esindajaid kiiresti. Palun Kaupo ja siis, et sul ikka jõudu jätkuks enda naistega jahmerdada. Aitäh. Aitäh. Ja kas Maarjan on ka siin kuskil? Ta on ka väljas. Ja siis Reedale, et palju jõudu ja jaksu. Jah, no ikka teeme koostööd. Näed, ja see on Maarjanile. Okei. Ja siis iseenesest tänan veelgi ka Metki esindajad, et see maaelukeskus on meil tänavu kaasas olnud. Maaelu võrgustik. Ega ma ei ole ära õppinud seda. Ja ma arvan, et see paneel rikastas meid seal vahepeal väga ja teeme loodetavasti seda tööd tulevikuski, nii et kas ma tohin teile ka anda natukene? Ja. Kottidega on juba keeruline. Ma täpsustan, see ei olnud Kristjan Peterson, vaid see oli Kristo Peterson ja see oli siuke reklaam meil. Ja ma kirjutasin siis ka valesti Kristo Peterson. Olgu. Ja tänaseks ongi kõik. Aasta pärast jälle.